ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma loen teisest Moosese raamatust. Ja Issand rääkis Moosesele, mine astu alla, sest su rahvas, mis sa Egiptuse maalt oled siia üles toonud, on pahasti teinud. Nemad on äkitselt ära lahkunud sealt tee pealt, mis ma neile käskisin. Nemad on enestele valatud vasika teinud ja selle ette kummardanud ja temale ohverdanud ja öelnud: need on su jumalad Iisrael, kes sind Egiptuse maalt siia üles toonud. Ja Issand ütles Moosesele: ma näen seda rahvast ja vaata, see on üks kangekaelne rahvas. Ja nüüd lase mind, et mu viha nende vastu sütib põlema, et ma neile otsa peale teen, siis tahan ma sind suureks rahvaks teha. Ja Mooses palus alandlikult Issanda oma Jumala palet ja ütles: Issand, mispärast sütib su viha põlema sinu rahva vastu, mis sa suure rammuga ja tugeva käega oled Egiptuse maalt välja viinud. Mispärast peavad Egiptuse rahvas rääkima ja ütlema: meile kahjuks on ta neid välja viinud ja ta on neid mägede vahel ära tapnud, et ta neid maa pealt hävitaks. Pööra omast tulisest vihast ja võta kahet seda kurja, mis sa oma rahvale pidid tegema. Mõtle oma sulaste Aabrami, Iisaki ja Iisraeli peale, kellele sa oled iseenese juures vandunud ja neile öelnud: ma tahan teie soo nii paljuks teha kui taevatähed ja kõik selle maa, mis ma olen rääkinud, tahan ma teie soole anda, et nemad seda pärisosaks saavad igaveseks ajaks. Ja Issand kahetses kurja, mis ta oli ähvardanud oma rahvale teha. Aamen. Kõik, millele inimene käe külge paneb, läheb nurja. 5 Moosese raamatut räägivad sellest väga selgelt, aga meie mõtleme eelkõige Nehemja raamatu peale, seal on öeldud ju palju positiivsemalt, et kõik, millele ta käe külge pani, laskis korda minna. Ja siis mina mõtlen ka, miks on ometi niimoodi, et Nehemja raamatus läheb kõik korda ja Moosese raamatutes ei lähe korda. No lihtne näide kordamineku kohta. Mirja läheb õue peale, kobistab seal midagi maad ja siis lilled hakkavad kasvama. Siis tema hoopis tuleb ära tuppa, ei lähegi enam välja, aga lilled ikka veel kasvavad ja õitsevad. Et kuidasmoodi siis niimoodi paneb käe külge ja lähebki kõik korda. Ja ma oletan, et erinevus on selles, et kui üks inimene kuidagi suhteliselt üksi või väheste inimeste ühel meelel midagi teeb, siis sellest tekib kordaminek tänu sellele, et töö sees on omad seaduspärasused, mis lasevad asjadel korda minna. Aga Moosesel seal 5 Moosese raamatus, neid oli seal ju 327 415 inimest. Ja sellepärast läkski kõik nurja, millele nad käe külge panid. Neid inimesi oli liiga palju. Et oli tegija ja siis oli hulk nõuandjaid ja niimoodi need asjad ei läinudki korda. Kõigepealt hakkame kõndima oma maa poole ja teekond on pikk, igasuguseid mõtteid tuleb pähe. Ja üks mõte, et miks meil ometi nii halvasti see teekond läheb. Selge see, Jumalaga on midagi halvasti. Jumal on alati kuidagi ebaselge olnud, kuidagi arusaamatu, aga teeme endale uued paremad jumalad. Meil on ju ometi mõistus peas, me mõõdame täpselt välja, et Jumal peab olema nii pikk, nii lai, sellisest materjalist, siis hakkab meil kohe kõrberännak ka paremini edenema. Ja niimoodi rahvas tegigi, et korjati kulda ja hõbedat kokku ja tehti endale jumalad ja öeldi, et vaadake, Iisrael, need jumalad on toonud teid ära Egiptuse maalt
ja viivad teid omale maale. Siis järgmine küsimus, et kui me oleme nüüd nii õnnelikud oma kuldvasika üle, et küll kuldvasika saatel on ikka mõnus oma eluteed käia, siis järgmine probleem tekib, aga mida teised meist arvavad. Ja siin tekstis oli ka see koht, et me peame mõtlema, et ometi egiptlased ei ütleks, Iisraeli jumal viis nad kõrbesse selleks, et nad kõrbest maha tappa. Ja siis on meil hirmus piinlik, seepärast et teised ütlesid niimoodi. Ja tuleb ikka inimeste vahel ette, et inimene ütleb, et ei, mina ei ütle sinu kohta ühtki halba sõna, aga kõik teised küla peal, vaat nemad ütlevad ja nemad teavad täpselt kõik. Ja siin ka, et meil on ju suur hirm, et mida egiptlased ütlevad. Ja mulle meenub selline lugu, kui ma olin veel väga noor ja ebaküps ja minu kursuse vend oli ajakirjanik ja poliitik Lauri Hussar, kes ükskord heebrea keele loengust või eksamit tahtis kellegi minu kõrvalt minema ajada, et mine sina minema, minust saab kirikuõpetaja, mitte sinust. Ja niimoodi rääkis, siis temal oli ikka need probleemid, et mida teised neist arvavad. Ja ma ei tea, kas tal praegu ka on need, aga tookord oli küll, et ta oli näiteks käinud kusagil joomakohas ja seal oli kõigi teaduskondade üliõpilasi. Ja siis keegi oli teoloogide peale näpuga näidanud, et vaadake, millised te olete. Ja siis see Lauri Hussar oli selle üle täitsa endast väljas, et mida nad mõtlevad meie kohta, ise samasugused, me oleme korralikud inimesed, ei ole meil häda midagi ja nad võivad ise minema kaduda oma jutuga ja siis niimoodi ta seal põdes oma asju, oma läbielamist kõrtsis, et küll on ikka raske ja mida teised mõtlevad ja näed, mina ju kõrtsis, ma läksin kõrtsi kindla sooviga, et ma panen neid mõtlema teatud kindlal viisil, aga nemad rumalad ei saanud sellest aru. Ja siis ükskord oli seal midagi juttu, et kuidas meil siis läheb siin usuteaduskonnas ja mina olin öelnud, et maru lihtne, tead õpid, ei ole siin midagi häda usuteaduskonnas õppides. Heebrea keel, kreeka keel, need tulevad kerge vaevaga ja siis ülejäänu tuleb veel kergema vaevaga. Ja siis selle peale Lauri Hussar nagu noomis mind, et kuule, ei tohi niimoodi rääkida, et mida teised meie kohta mõtlevad, et usuteaduskonnas ei õpitagi, et teil on kerge vaevaga kõik. Me õpime hirmsasti, me tohutult pingutame selleks, et oma eksamitega hakkama saada. Teised teaduskonnad ei õpigi üldse nii palju. Ja siis ta rääkis, et oluline on ikka, mida teised arvavad. Ja seda siin ka kõrberännakul oluline teada, et seal kusagil palju liiva on vahel, aga seal teisel pool liiva on inimesed ja nende arvamus on oluline meie jaoks, mida nad meist mõtlevad. Ja siis inimesed seal elavad oma kuldvasikaga ja oma juttudega ja nende juures on Jumal. Ja tavaliselt me oleme harjunud mõtlema, et Jumal vaatab taevast meie peale ülevalt alla ja Vanas Testamendis mulle tundub, et ei ole niimoodi. Vanas Testamendis Jumal vaatab samalt tasemelt. Väga enamus kirjakohti kinnitavad just seda, et Jumal vaatab just nagu samalt tasemelt inimesi ja mis ta näeb, ta on pettunud selles, et miks inimesed kõik see kuldvasika teema ja mis teised mõtlevad, sest Jumal andis ju hoopis paremaid mõtteid, et käige oma kõrbeteed nende mõtetega, mis on minu leping teiega, mis on minu seadused, minu arm, minu meeldetuletus Abrahami, Iisaki, Jakobi elust, et miks te nende mõtetega ei ela. Ja siinkohal tuleb väga emotsionaalne teema, et Jumal on pettunud. Siis edasi
Jumal vihastab. Ja kui meie oleme, enamasti inimeste areng on jäänud kuhugi keskaega pidama, aga parem oleks võib-olla olnud, kui inimeste areng oleks jäänud pidama kuhugi reformatsiooni aega või miks mitte antiikaega. Seepärast, et keskajal mõeldi ikka Jumala kohta, et Jumal on selline summum bonum ja kõik, temal on nagu kõik head omadused koos ja siis need head omadused on nagu loogika järgi tuletatud head omadused, et kui head üldse mingid omadused olla võivad. Ja siinkohal Vanas Testamendis näidatakse, et ei ole mitte nii otsene, vaid Jumal pettub ja Jumal vihastab ja siis Jumal ütleb Moosesele sellise asja, et kuule, tead, minu viha süttis hirmsasti põlema, mine nüüd veidi eemale, ma tahaksin kõik need inimesed siin ära tappa oma suure viha pärast. Niimoodi huvitavalt ütlebki, et oma armsale Moosesele, et mine veidi eemale, ma tahan nüüd vihastama hakata. Ja siis, aga Mooses selle peale, temal ka pea hakkab tööle otse kohe ja ütleb, et ei, ära tapa neid inimesi ära, kuigi nad on sellised kange kaelaga inimesed, sest mõtle nende tõotuste peale, mis sa oled andnud nende esivanematele, et see ei olnud üldse algne mõte, et Moosese sugu hakkab maa pärima, ikka Abrahami sugu pidi maa pärima ja kahetse seda kurja, mis sa oled mõelnud, et niimoodi räägibki. Ja selle mõttega tuleb edasi asi, mida on räägitud ikka ühest 20. sajandi filosoofist Martin Buberist. Ja kui 20. sajandi filosoofidel on enamasti väga rasked mõisted, aga Martin Buberil olevat olnud kõik jutud hästi lihtsad ja tema põhilised filosoofia mõisted olid mina, sina. Ja ta oligi võtnud selle filosoofia aluse just sellest, et kuidas piiblis on nii, et inimene räägib Jumalaga mina ja Jumal on sina ja siis vastupidi, et see ongi kõige olulisem, et suhe on nende kahe vahel ja on võimalik rääkida ja on võimalik tõsta esile nii mind kui sind. See ongi kõige olulisem. Ja Martin Buberi filosoofia kohta, see on kristlastele alati meeldinud just seetõttu, et ta on nii piibli lähedane, ta on nii lihtne ja ta on ühtlasi selline juutide ja kristlaste ühine filosoofia. Ainult tuleb see küsimus, et miks selleni nii hilja alles jõuti. Ma ei tea, millal Martin Buber elas 20. aastatel vist või nii, et täpselt 100 aastat tagasi ja siin Mooses räägib Jumalaga ja Jumal paneb Moosest tähele, et Moosesel ongi nii head mõtted. Mis tal veel meelde tuleb sellega? Tal tuleb meelde see, et kui ta võttis Moosese oma käe kõrvale, tegi temast rahvajuhi, mis head mõtted neil olid. Ja Mooses tuleb nende heade mõtetega Jumala juurde jälle tagasi. Nii et head mõtted hakkavad nagu leikuma edasi-tagasi. Ja ühtlasi hakkab Mooses rääkima Jumalale, et kuidas moodi sina oled oma rahvast kõnnitanud nagu last. Ja selle kohta muide prohvet Hoosea kasutab Vanas Testamendis ainulaadset sõna kõnnitama. See on muide heebrea keeles ka ainulaadne konjugatsioon. Teist sõna ei ole selles kuidas
selline T-tähega algav konjugatsioon, mitte hitpael, vaid päriselt ainult T-ga algabki. Umbes nii nagu if-vill, ainult et T-täht on alguses. Aramea keeles on midagi sarnast, on shaf-el, aga see ainulaadne sõna just viitabki sellele, et Jumal kõnnitab inimesi nagu väikest last, et mina hoian sind kätest ja samas vaatan sinu jalgu, kas nad kõnnivad nii nagu suur inimene. Jah, tõepoolest, selline on Hooseal. Ja Hoosea üks stiilitunnus on ka see, et kui Hoosea oma raamatusse järgmist peatükki kirjutama hakkab, siis ta 2 rea ulatuses meenutab midagi Moosese raamatutest. Näiteks kas või see kõrges kõnnitamise lugu. Ja nüüd Mooses, kui ta seda ütleb, siis Jumal vaatab, et tõepoolest mul olid ju palju paremad mõtted selle rahvaga tookord, kui kuldvasikat veel ei olnud ja kanget kaelaga veel ei olnud. Ja Jumal ütlebki, et ma kahetsen kõike seda kurja, mis ma tahtsin oma rahvaga teha. Ja Jumal kahetseb, mida sellega tahetakse piiblis meile näidata, just seda, et ta reageerib uute asjade, uute asjaolude peale. Kui keskaja mõtteviis ütles, et Jumal on nii tark, et ta ei saagi midagi kahetseda, sest kuidas sa kahetsed asja, mida sa ise oled kavandanud ja ette teadnud. Ja kui ta on nii tark, et ta teab kõike minevikus, ta järelikult ta peab teadma kõike tulevikus ka. Aga Vana Testament jätab selle koha kuidagi lahtiseks, et on küll sellised kirjakohad, et kõik minu päevad olid teada, kuigi ainsatki neist ei olnud veel. Aga Jumala tegudes on see näha, et suured asjad, mida rahvas teeb, mida Jumal mõtleb, need ei ole mitte alati ette teada, vaid need kujunevad just selle käigus, et inimene räägib, Jumal räägib. Ja Jumal reageerib ja kahetseb, seepärast, et ta tunneb, kui väga inimesel on teda vaja. Ja selle kohta on Jesaajal ka palve kuulmise kohta üks väljend, et kui sina veel räägid, ütlen mina, en näe, mina olen siin. See on küll heebrea keeles kõlab palju lühemalt, tõlkes on see niimoodi pikk, aga heebrea keeles on see Bid barha hinneni, nii lühidalt kõlabki see. Ja miks see niimoodi on, see ongi see lähedalolu. Võt kui sa mainisid pihikõnes seda, et olla Jumala lähedal, mida see mõnedeski Vana Testamendi kohtades tähendab, see tähendab just pühakojas olemist, mitte seda, et inimene oma lootuses või oma meelsuses on Jumala lähedal, et ma võtan oma südamesse selle tunde, et ma olen Jumala lähedal, vaid just see, et ma otsin Jumala palet Vanas Testamendis nii tihti, see otsimine tähendab just seda, et kõnnin pika maa ära selleks, et jõuda templisse. Et sinu lähedus on minu hea, minu varjupaik Jumala juures, üks psalm ütleb niimoodi, või siis Jesaja raamat ka räägib tema lähedusest ja see ongi see läheduse otsimine tema palge ees, tema templis. No miks just templis? Miks mitte niimoodi, et Jumal on igal pool meie lähedal, aga templis sellepärast, et templis on ka